Mina tean ainult seda, kunas mina esimest korda hakkasin märkama. Nii, mida sa märkasid? Me läksime sinna metsa, isa läks seda kaske mahla jooksma panna, nagu kevadel ikka pandi, sest tehti ju seda, apendati seda kasemahla ja oi küll see oli suvel ja mina läksin, tead, sinna tiigi taha, tead küll, mitusada meetrit sinna on. No ikka on ja üks jah. papaga kaasa ja siis, kui me tagasi tulime, siis ma mõtlesin, et kui kaugel mina käisin ja kui palju mina nägin nüüd. See oli see hobuste koppel siis, see väga ilus, kus ma nüüd tööd käin Olega tegemas. Meie käes või tähendab Alekandude käes on see talu olnud 145 aastat. Koostati Kuremaa mõisniku von Oettingeni käest see talu päriseks. Aga kes ostis? See oli Jaan Alekand. Aga Jaan Alekand oli sinu jaoks siis vana. Isa, jah. Oskar Luts on oma mälestustes maininud Moko talu. No jah, ta leidis, et see on see rikas talu, kust sõidetakse halli hobuse ja vedruvankriga kirikusse ja seal istub siis peremees ja kaunistuse perenaine nende vahel, see valgepäine poisikene, kes oligi minu isa. Aga palju siin neid loomi oli siis talus? No neid oli ikka nii nagu mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga tavaliselt kindlalt oli 4 hobust. Ja lehme oli siis 10-12. Ja mullikad, kasvatati ju ise need noorloomadest, mullikatest. Kui mullikad tulid lõpsma, siis oli kohe 2 lehma juures. Ja. Aga sina Palamusel koolis käisid, mis asjaga? Ja mina käisin, siis oli 6-klassiline kool Palamusel. Aga millega sa käisid? Sa ei käinud mitte hobuse, vaid sa käisid vedruvankriga? Millega? Jala ikka, aga viidi hobusega ka. Aga see oli kõige suurem edasiminek, kui kevadel sai jalgrattaga käia. Aga ma käisin ka hobusega. Nii, aga sa sõitsid? Hobusega sõitsin Vallamaja hoovis ja Vallamaja oli niisugune, seal oli niisugune varjualune lasipuudega, kus hobused pandi kinni, panin sinna hobuse kinni ja kui tunnid lõppesid, võtsin sealt hobuse ja sõitsin siis koju. Ja ükskord sõitsime, see mul jäi meelde, seal oli 2 taluperemeest, üks ühel pool, teine teisel pool. Ja niisugune kitsas vahe oli ja mina sõitsin sealt läbi ja siis üks ütles, vaat kurat, kus on tüdruk, sõidab nii osavasti. Ja ükskord üks väike hääl minu klassis oli, mängis väga hästi võrkpalli. Tema käis ka, tema oli sealt Kuremaa lähedalt ja tead, me tegime hobustega võidusõitu vankritega, käisid tüdrukud Palamuse Kuremaa maantee peal ja siis meil ei olnud eriti head hobused, aga normaalsed, aga seekord meil oli see, mis oli hipodroomilt vist toodud hobune ja loomulikult mina võitsin siis. Selle hobuse nimi oli Mihkel. Mihkel oli ja niisugune kõrge hobune oli. Aga enne kui saabus 40. aasta, sa jõudsid käia koduperenaiste koolis ära? Mina mitte ei läinud, vaid mind pandi sinna, mina ei tahtnud üldse sinna minna, mina tahtsin minna keskkooli. Ja, aga isa arvas, et ja seda nimetati Kehtna kõrgem kodumajanduskool ja sealt tulid kõige paremad perenaised, kes üldse võisid olla, sest see oli ju 6 aastat. 3 aastat olid, kus ta andis nagu keskhariduse. Aga juba esimesel kursusel algasid kõik praktikumid nii, et läksid 9 nädalaks lauta, 9 nädalaks kööki, 9 nädalaks koristama, aga õppetöö pidi ikka edasi käima. Ja 3 aasta pärast siis oli võimalus valida, kas käsitöö, kookandus või aiandus. Nii et ma tõesti ei tea, mida mina oleksin valinud siis. Aga kaua sa käisid seal? Ma ei käinud ju märtsikuuni siis
siis kui see likvideeriti, nagu venelased tulid, nii kohe niisugust kooli ei olnud neil vaja. Okay. Ehk et sa ei saanud seal 1 aastat ka käia? Nii et me sain käia, see oli juba venelaste aeg. Okay. Sest ma mäletan, et jõulupühad olid tead ja siis oli tohutult, toodi meile neid mandariine. Aga mina üldse mandariine ei olnud näinud, sest meil olid tavaliselt Hispaania need siit paberisse pakitud apelsinid. Vot need olid, neid tead, aga siis olid mandariinid ja üks õpetaja ütles veel kuidagi, see oli matemaatikaõpetaja, et kus meil on nüüd neid mandariine ja me võime nüüd Venemaalt saada. Ja siis veel see oli nii, et märtsis mina tulin sealt ära ja jäingi ära, siis oli juba, see sõda hakkas käima. Ja siis veebruaris see oli Saaniga, ma viisin oma kooliõe Kaarepere mõisavalitseja tütter Erika Brenneri, viisin ta hobusega sealt Tallist, anti hobune, rakendati ette ja viisin ta Keava jaama. Ja see oli siis sakslased läksid ära Saksamaale ja need Brennerid ka. See on mul ka nii selgelt meeles üks mälestus, mis jääb elu lõpuni, et see oli viimane nägemine ja nagu ei tulnud selle peale, ei mõtlenud, et me enam Erikaga ei näe mitte kunagi. Aga te ise üritasite ka Rootsi põgeneda? No see oli niimoodi nagu uppuja, kõik rahvas liikus lihtsalt. Ja me lihtsalt, kui nüüd järgi mõtled, et kui lootusetu see oli, sa hakkad lihtsalt mere poole minema, sa lihtsalt lähed, sest sa ei saa istuda käed ripes ja oodata, mis nüüd juhtub. Ma arvan niimoodi, inimesed lihtsalt tunnetasid sel ajal. Kuidas sa reageerisid sellele teatele, et Tallinna on langenud? Tead, me sõitsime läbi Paide. Ja Paide linn oli niimoodi, et absoluutselt tühi. Ja mina sain hüsteeria hoo. Lihtsalt öeldi, et need venelased tulevad. Sellel hetkel siis see maja veel oli alles? Sakslastega oli alles, jah, muidugi. Okay. Aga te põgenesite siis kui sakslaste aeg hakkas lõppema, eks? Ja kui sakslased lahkusid, siis põletati. Okay. Ja kui sakslased taganesid, sellepärast kui meie lahkusime siit talust, siis tuli rinne siia sisse. Nii et see komandant oli meil ühes toas seal. Ja need rinne jäi pidama siia tallu, aga mitte nemad ei põletanud, vaid põletati hoopis siis, kui venelased olid sees. Seda külarahvas teadis ju. Ja mina ei tulnud siia enne tagasi kui 81. aastal esimest korda. Aga sellest suurest talust, kus oli saun ja peahoone ja ait ja laut ja tall, mis sellest siis järgi oli 81. Järgi oli jäänud see ait ainult. Ja siit oli läbi käinud 6 perekonda, neid Venemaalt tulnud eestlasi ja igasuguseid. No aga mis siin siis oli? Siin oli igatahes viinapõdeleid oli nii palju, et siin varemete taga oli siloauk. Ja mina hakkasin neid, kui me koristasime, siis mina piltusime need siluauku sinna seda prahti, mis me panime. Ja ma mõtlesin tõsiselt järgi, et lõpuks ma pesen need pudelid puhtaks ja ma pesin need pudelid puhtaks ja ma sain 30, ligi 40 rubla. Aga see oli väga suur raha, see oli peaaegu selle sanitari kuupalk. Ja siis aastaid ma tõmbasin sukki ja saapaid ikka kuskilt kaevasin, siis tulid välja. Sest siit oli kõik, mis olmepraht oli, see visati üle ukse. Me oleme talli peal maganud, talu ajal magasime talli peal. Ja kui olid värsked heinad, see lõhnas nii hästi, hobuses lõhnas nii hästi. Aga see oli lihtsalt jube häis. Aga õnneks ei olnud, me kartsime, et on lutikaid või midagi, aga ei olnud. Ei prussakaid, ei lutikaid, või need olid ära külmanud. Aga talu sa ostsid ju ka ise Nõukogude Liidu käest tagasi. Ja see kuulus kolhoosile.
ja kolhoosi koosolek, selle kohta on protokoll mul kohe seal olemas ju. Kolhoosi koosolek tuli kokku ja siis küsiti, kas keegi tahab sinna minna ja kas keegi on selle vastu, et meie sinna tuleme. Ja otsus oli nii, keegi ei tahtnud ja keegi ei olnud ka selle vastu, et meie tuleme, välja arvatud esimees Jaan, üks lõpmata kena inimene, kes vaatas küll aknast välja ja püüdis mulle aru pähe panna, öeldes, et aga seal on väga palju tööd. Ja mina ütlesin, et ma tean, et seal on palju tööd. Ja ta ütles veel, et aga seal on ikka väga palju tööd. Ja siis ta käis ikka vaatamas mind, kuidas mul läheb ja ütles, võta lehm ka. Ja ma mõtlesin, et ei aita, ma Saaremaal pidasin 16 aastat lehma. Ei taha mina enam lehma pidada. Alguses meile mõõdeti välja siin 0,25. Seega praegune Katrin Vaikmaa hoidis veel mingit linti, kui maamõõtja mõõtis seda 0,25 ja mõtles, et see ja tundis ka nagu meile natuke kaasa, et kus see kartulimaa nüüd tuleks, et see õu ja see aed on nii suur ja need hooned on kuidagi nii laiali pillatult. Aga siis, kui tema oli mõõtmise töö lõpetanud ja asus minekule, siis ma tegin talle pudeli šampust selle konjakit selle töö eest. Ja kui ta väravast välja läks, võtsin ma need tikud, mida ta oli ilusti sinna mõõdu järge maha pannud ja viskasin nii kaugele, kui jõudsin. Ja istutasin järgmisel sügisel istutasime kohe sinna talu endise aia piiridesse õunapuud, mis nüüd on juba vanad õunapuud.